Tere kõigile, mina olen Kristi ja olen Põlva ringkonna esinaine. Sellel aastal toimus 13. olevalmislaager siinsamas Põlvamaal, kus osales väga palju organisatsiooniväliseid naisi. Ja meie ringkonna vabatahtlikel oli ülimalt suur heameel tervitada nii palju erinevaid naisi siin meie ringkonnas. Eilse päeva kokkuvõte on igati positiivne. Naised osalesid erinevates töötubades, kus nad said erinevaid teadmisi, et olla valmis nii kriisiks kui toime tulla igapäevaelus. Lisaks toimus õhtul vestlusring, kus me tutvustasime meie endi tegemisi ja kus osalejad said küsida, mis neile huvi pakkus. Tänase päeva alguses lähevad naised kenasti eilsete teadmiste põhjal matkamängule, kus nad saavad siis meenutada, mis nad eile õppisid ja matkamängu lõppedes saavad kõik sertifikaadi, et minna koju poole targemana, poole osavamana ja suurte või paljude tutvuste poolest rikkamana. Et igal juhul on Naiskodukaitses tegevust kõigile ja julgustan peale seda laagrit kindlasti kõiki liituma. Aitäh! Tubli! No joodu valvel siis ongi kohe selgelt, väga õige. Ei ole siis mingit lösutamist enam. Kõik, kes tulevad, tulge võtke oma võistkond siis teineteise selja taha ilusasti joodu valvel. Võtame nüüd juba sinna taha poole, sest muidu see nurk läheb väga kõveraks. Liigume sinna edasi poole. Suurem tule kaitseme tule. Võib käia veel jooksuga. Ei jookse kuskile tee peale, tänavale, kuskile sellistesse kohtadesse. Mingi viirus, kes ta paikasid siin võrgas Loodetavasti see enne maha naeratage kaamerale. värba pelti, oi kohe läbi ära võtsi. No meie ülesanne on siis võistkonnad rajale saata ehk neile esimene punkt öelda. Tere! Mina olen Ulla Vreden ja meie siin punktis saame kontrollida teie teadmisi ja teisalt on oluline kindlasti aeg ja meeskonnatöö. Ja mis siin üldse toimub, mis nad siin tegema peavad? No kõige olulisem siia punkti jõudes on seada ennast rivvi ja aja peale, 5 minutit on aega ja 10 küsimust erinevatel teemadel, mis siis on seotud teadmistega, mida eilsel päeval pakuti. On need siis tuleohutusega või kui palju peab vett päevas jooma või millised on need olulised Naiskodukaitse äpid, mis võiksid telefonis olemas olla, kõik sellised, või kuhu helistada, kui õnnetus juhtub. Nii et olulised teadmised ja just seos eilse päevaga on oluline. Ülesannet küsimustele vastata. Nii palju kui neid on, kõik tuleb ära vastata järjest. Jooksite järjest. Nii. Jaa, väga tublid. Millises maakonnas me oleme?
Jaa, väga tublid. Tule olla madal. Mis number mul jälle? Ei, sealt tuleb vaadata, mis seal suurepärane. Priimuse sees. Ja nüüd peaks viimane 10 tulema. Puhas emakeel. No ma ei tea ju. Kuidas ei tea, kes sa oled? Kes sa kodus oled? Nii, suurepärane. Väga tubli. Väga tubli. Edu, teil on järgmine punkt. Mina ärgin. Ja teil on teine punkt, aga mina peaksin ära ringitama. Kas teil on mõni see vahend? Okei. Tere, mina olen Kairi, Põlva naiskodukaitsja ja siin me teeme evakuatsioonipunkti olevalmislaagris ja evakuatsioonikotipunkti õigemini, kus osalejad siis peavad ära tundma, mida evakuatsioonikotti kaasa võtta, need üles kirjutama aja peale ja siis me pärast kontrollime, et kas neil jäi õigesti meelde või mitte. Mina olen ka valmis. 1 minutit aega. Valmis? Nii, hakkame vaatama üle siis. No, aga vaatame koos, ma tulen siia. Tule ka. Näiteks peab vaatama. Ei, see ongi sisul kõik klapid. Kui ole seda asja ei tulnud olema. Kas ma olen kõhuvalu vastu? See peab olema valmis. Saastrid, ravimid, retseptiravimid, noh, kõik suured asjad tegid. Raadio selleks, et saada siis uudikud. Ja see. Ma keegi ei ole Saite viimase hetke peale, liikumiste peale. Ja nüüd siis on teil põhimõtteliselt 3 minutit maksimum aega kirjutada. Saate kiiremini valmis, siis on väga hästi. Paneme telefoni. Ma olen Karmo ja see on tuletegemispunkt, kus naised peavad tulepulgaga ja tampooniga saama piisavalt suure tule püsti, et väiksed oksed põlema saada. Oota kuule ära tampoon. Nii, ja ma tahaksin, et te teeksite mulle siia lõkke. Mina teen. Ja ei piisa sellest, et lõke jääb, et tampoon läheb põlema, vaid te peate olema loovad, leidma, et sütikski lõkke ja see jääks põlema. Oi, see on hea märk. See on väga hea. Nii, kelle kätte ma annan? Mina olen kapten, minu kätte. Anname kapteni kätte praegu, et siis kapten juhendab edasi. Aga ma olen hästi parem selles. Otsige kõigepealt midagi, mis põleks. Me peame minema rohkem metsa alla. Mis võiks olla kuiv, ehk siis vaadake metsa all. Te leiate kuivi kuuse oksi. Mina hoian tampooni. Mina hoian täna. Ma tahan, mis see tampoon on? Nii. Mis see asi on? Filmida. See on üks asi, Seda räägime pärast poole. mida naised kasutavad, kui neil on mets võtma. Seda ei saa mets võtma. Miks siis tampoon meil on? Sellepärast, et ta on kuivad, steriilsed vatitükid, vatt, mis läheb hästi põlema. See on sama vatt, mis hästi põlema läheb. Aga siin ta on hästi mugavalt kokku pakitud. Nüüd on kuivad. See läheb kamblavaks ära võtta äkki küljest. Emme! Vaata, missuguse oksa ma teen! Kõigepealt selle suuremast tahtis sinna alla. Võtame heina ja! Tegelikult me ütlen ainult korra nagu peab põlema. Jääma, et selle siin. Ma mõtlen, et see Oot, on see kuiv ikka? vatti. Nii, kui sina teed selle esimest, see järgmist ei tee, sa teisi rohkem ei tee. Ma tahtsin just öelda, et väga palju ei ole vaja. Jaa, ma just mõtlesin, et muidu õhu saab välja sealt ka. Jah, õhu võtate välja, et vaikselt rahulikult šušutate, et ta läheks põlema. Rüüsud ei ole. Ma panin siia sulle varju. Ei ole, aga siis...
No steak! Ära seda panna. See on väga suur. Selliseid keskmise jooksu tuletada. Et lihtsalt selle tampooni põlema panemine loed. Ja te vist ei ole ju raja pealt meil kogunud. Te peate siit. Kus ma pidin teadma, et raja peab pidi korjama? No meile öeldi, et te korjate. Aga meie ei öeldi. No vist siis ära kellegi loed. Nii, mul on. Kus seda vatti pannud? Panen niimoodi, et oota. Kuiva, vaata sealt võib-olla kuulda varjust mingit kuiva materjali otsima. Aga kerged paksa ei tohi olla, vaata, hästi kerged. See tuleb. Määrid ei ole peal. Kas selle teise osaga ei peaks või? Selle teravad? Mõlemad on teravad. Ma proovin alguses lihtsalt saada. Aga kaugemale endast. Endast kaugemale. Panen niimoodi või? Ma teen, ma proovin ka. Ma proovin. See ei tõmba õige nurga. See ei rakenda juurde. Ma teen ära. Oota, mina ei järgi. Kamme see paberid olema? Jah. Tervist. Ma üldse ei saa. Ma proovin, ma saan aru. Ma võin näidata. Ma teen äkki korra poole. Ma arvan, et kohe saada. Ma enne tegin vaja. Sealt saab sorteerida või? Ei, see ei ole. Ma proovin uuesti korra. Ma proovin uuesti korra. Tule üldse ju. Sa pead, eks ju, et tähtis on see. Oota nüüd ta läheb, aga et ta raigustuks. Imeline! Aga ta ei kesta. Küll ta hakkab kestma. Hakkab kestma, kui me paneme asju juurde. Hakkab kestma. Okei, nüüd ta läheb, võtate ära kohe selle. Minu nimi on Marina ja tema on Annika. Teeme siin esmaabipunkti täna võistlejatele, et meie punkti põhimõte on peata verejooks, massiivne verejooks ja siis tugevam verejooks. Et vaatame, kuidas võistlejad hakkama saame, et täna kinnistavad neid teadmisi, mida eile sai õpetatud. Ma võin olla. Aga palun, kuhu ma lähen? Siis mine sinna Marina juurde. Ma räägin seda edasi. Teised tulevad natukene siia poole. Nii. Teised tulevad sinna poole minema? Siia poole. Nii, ühesõnaga, see räägin teile ära legendi, eks ole. See on siis metsarukk. 2 matkajat otsustasid siis veidi seegelda, jääda siia ööseks. Meeleolu läks neil veelgi ülemeelikuks. Otsustasid teha puuotsa ronimise võistlust. Üks läks ühele poole, teine teisele poole. Üks siis libastus, otseselt alla ei kukkunud, aga üritas ennast kuidagi kinni haarata puuokstes, aga lõpuks ikkagi circa meetri kõrguselt ikkagi potsatas sinna alla. Sai endale vigastuse, mis vigastuse, selle te saate sündmuskaart siis teada. Teine siis selle peale ehmus, samamoodi hakkas siis kuidagi moodi kiiresti alla minema, et sõpra päästa või aidata. Ja samamoodi haaras ühest nõrgast oksast kinni ja siis potsatas niimoodi jalgade peal alla, aga selle
oksaga ta sai endale ka siis ühe vigastuse. Kõik, mis on seal sündmuskohal, kõike saate kasutada, kõik telgi seest, mis seal on, võite võtta. Ainuke asi, see, kus mu mapka on, seal on kilekott ja see punane pusa, et ärge seda nurka seal puutuge, ülejäänud kõik võite kasutada. Ja kui te sündmuskohale lähete, siis mõelge, te olete lihtsalt esmaabiandjad, kes möödusid ja nägite, kuulsite karjumist, hõikamist. Ja kui te sündmuskohta lähete, siis alati mõelge loogiliselt, mida te päriselt sellises olukorras teete. Käituge täna täpselt nii, ja tuletage meelde, mis eile siis sai tehtud töötoas. Teil on valmis, jah? Aga siis palun, 5 minutit on aega. Ja kui te olete ära teinud enda arvast kõik, siis öelge, mis juhtus? Toimub midagi. Okei. Mis juhtus? Veri jookseb. Ma ei tea, ma pakkan see veri. Kas meil on mingit sidet asja värki, vaadake midagi, millega siduda kinni, millega sina võtta tekk ja panen su võti peale, et veri jääks kinni. Midagi valu vastu ei ole või? Kas meil on midagi valu vastu? Võtame selle käe siis teistele. anname talle juua parem natuke. No võta juua enne, kui sa... Aga ikka tahab mulle juua praegu anda, kui ikka pildi taskust. Oi, ära võta siis. Lendab igal pool. Ma ei leia, millega kirjutada. Ja võt siit on aga veel siit. See rull läks muidugi lahti, see on natuke väga-väga halb. Aga... Siis saab risti ka vaata teha, vaata risti ja siis paneme siit peale risti. On see haavik õiges kohas, kas läheb paremaks või läheb? Oota, aga kas see muutub ka värve, vaata peaks minema lillamaks, et siis peab nii kõvasti kinni olema. Mõelge nüüd loogiliselt, mis te veel teete, teid on väga palju, ärge olge kambakesi ühe kallal, et mõelge, mida te veel peaksite tegema sellises olukorras. Ma helistan, me oleme Põlvas Vabriku tänaval, Jaama tänaval. Et kas te saaksite vaadata minu telefoni, positsioneerida mu telefoni, et siis meil oleks kiirabi vaja? Positsioneerida ma ei tohi, aga vaadake, kus te täpselt asute. Kortermajade juures. Maja pealt või kuskilt. Me oleme kortermajade juures. Et siin on mingi vaate korra telefon. Millised vigastused kannatavad? Selles punktis näidatakse siis osalejatele, kuidas saab tulla avalikku varjumiskohta, millal see avatakse ja mis siin siis nii-öelda pakutakse. In the morning and they in the evening. There's some trouble around. They can take shelter in the basement. So, What is if they have a basement, if they have a room with 2 walls, then... Ja kui nüüd peakski olema hädaolukord, siis 72 tundi ja siis peaks olema siin ette valmistatud. Nagu kas selle koha tundub, et selle saaks 72 tunniga korda? Ma arvan, et saaks, jah. Et siia oleks tarvis, et mis siin tegelikult puudu on vets. Ikoon olemas. Ja natuke valmistussämber. Nendesse kohtadesse tuleks veits toimekam vets kui mingi ämber lihtsalt. No võiks olla, aga kui ta võib ka täiesti vabalt olla siis midagi sellist nagu eile õhtul seal laua peal näidata. Kõige esmane asi, mis te teete, on see, et ongi see 2 seina reegel, te lähete kuskile 2 seina vahele. Oluline on see, et nagu siin kirjasti oli, et kildude eest ei saa kildudega pihta. See on kõige olulisem. Et see, et jah, et ongi näiteks kui te olete nõues ka, kui näiteks kuskile mujal ei ole, siis te teetegi ennast väikseks, näiteks lähete kuskile sinna nurka, teete ennast nii väikseks kui saate. See on kõige olulisem, see on esmane, mis te saate teha. Et sul on mingeid küsimusi?
või lähme liigume alla korra, vaatame ka varjutuskohtade. Tervist! Naiskodukaitse Ole valmis laager. Mina olen Taime Ojasoo Tartu ringkonnast ja teeme siin naistele elanikkonnakaitse ohutushoiupunkti. Ja meie punkti teemaks on siis õiged riigi info teavituskanalid. Ehk et me oleme printinud välja erinevaid nii-öelda infokillukesi ja naised peavad siis tegema õiged valikud. Pärast arutame nende valikud läbi, et nad teaksid, kust nad leiavad siis päris tõelise info kriisi ajal. Kas te panite? Ei ole arvamus. Vaata, kas see on... Jah, see on kõige. Vaju hääldus-teavitus ja on see, mis klassib krooniteavitus. Kas see 112 on õige? See ei ole ju nii, et vist umbes, et tule ma nüüd see nädalavahetus läheb. Kaks korda aastas on. Jah, et siis sa tead umbes, et vot ma lähen nüüd sel ajal, teen selle mooduli ära, ma teen selle mooduli. Ja sul on selles mõttes üks asi ongi see, et tegelikult ja neile tuleb nüüd novembris järgmine ohutushoiu PVÖ. Ja see on ka seesama ohutushoiu, üsna sarnane, mis tegelikult siin Kas see on õige? Täna ei taha meditsiini, vaid jaa. Nemad peab tegema midagi, aga sa pead teadma, millised inimesi ma usaldan kontrolli üle info, mida sa saad. Et võib muutuda kuulujutu tasandiks, tasub üle kontrollida. Aga alati ta ei ole vale. Jah, et see ei pruugi vale olla, aga kontrolli kindlasti üle. Sama on ukselt uksele teavitusega. Et suur kortermaja, teises maja otsas on midagi juhtunud, gaasiläke midagi suuremat, et mine välja, tuleb Päästeamet, käib kõik korterid läbi, vaja minna. Või vastupidi, sa tead, et on vaja minna, sinu naaber memmekene, võib-olla info ei jõua temani lähedase teavitada. Aga alati usalda ja kontrolli. Meil oli nüüd vist äkki 6 punkt või? 6 punkt. Ja tulemas on veel pooled on vist tehtud või? Ja pooled on tehtud ja pooled on tehtud. Väga palju uut infot ja nüüd vist värvati ära ka. Väga lahe on, väga lahe. Rääkinud ühe vaiaga. Just, aga enne peab ühe kätte saama. See on hea küsimust. Jalaga saab nii lüüa. Kõige paremini välja tuleb. Nüüd oleks neid kindaid vaja. Mul natukene liikus, aga... Tõmmata jah, kui see kirves on. Seda ei saa küll kuidagi. Ühe korra näita. Kes need lõi sisse, mina olen kõvasti sisse läinud. Meil on meesabi vaja. Ämblikes on vaata. Ma otsime tõsiselt seda asja. Selles mõttes, et natukene tuleb loksutada. See oli küll julm, jah? Nii, ja siis nöörid küljest ära. See nurka ka jälgida on, et ei tõmba enda poole, vaid sinna välja poole. Jah. Ei midagi. Tegelikult on täitsa nagu lahti. See peaks nagu tulema. See oli küll hea. Sina said vähemalt, mina ei puutu neid vaiasid. No näeda. Mees. Siia. Mina ja lapsed. Okei. Ma üritan seda ühtesse hea kirmega. Tõmba nüüd käega välja lihtsalt. Need vist käivad siia sisse või? Jah. Kus me need sinna topime? Kas need on kõrval lihtsalt? Või on seal sees? Näeme ära teed. Aitäh.
Mõistlik neil on viimane võistkond sees ja siis lähme siis sisestan andmeid, personal ja hakkame varsti sertifikaate välja andma. Kummardus teile kõigile, kallid laagrilised, ja tehke endale üks suur aplaus teile. Siiralt loodan, et te tunnete, et te täna olete natukene targemad või natukene rohkem valmis, kui olite reedel. Kõik tulevad naiskodade kaitse. Ja avaldused saab siis netis ära täita. Aga veel on meil anda ju sertifikaadid ja muud olulised ülesanded on ka veel teha ja selleks palun meie juht ja õpetaja Kristi, palun. Karju ka mikrofoni. Ma loen numbreid. Ma siis hõikan siia numbreid. Me anname sertifikaadid telkkondade kaupa ja kui te nüüd omavoliliselt telkides vahetasite kohti, siis peate seal neid sertifikaate ka vahetama. Aga palume siia telkkonna esindaja telgist number 2. Telgist number 2. Telkkond number 3. Telkkond number 3. Teie esindaja, palun. Teid peab siin olema. Kes oli 3. telgis? Jätame ta praegu vahel, äkki nad tõesti läksid ära salaja. Number 4. Nii, aga väga tubli. Aga see annab mulle. Ja need nimesildid võib meile ka ära pärast. Telkkond number 5. Aitäh! Telkkond number 6. Lapsed on alati kõige julgemad. Number 7. Number 7. Telkkond number 7. Adult. Number 8. Telkkond number 14. Number 15. Number 16. Telkkond number 16. Number 17. Number 18. Kas vaprad peab veel olema siin? Number 18. Aga 2 tükki on jäänud maha, äkki on sõbrad, võtke need ka. Neid ei olnud. Nii. 19.
telkon number 20. Ja meil oli tegemist siiski rahvusvahelise seltskonnaga, sest oli ka telkond Lätist, dear Latvian friends. Thanks for you. Now it's on the international day. Okei, aga nüüd on sõna Kristil. Palun. No nii, lõika kõvasti. Et need meeleolukad 1,5 päeva või 2 päeva on nüüd selja taga. Et ma loodan, et te kõik jäite meiega rahule, et te edaspidi meenutate neid päevi kui lahedaid suvepäevi, kus te saite valmistuda elu erinevateks, ma ei tea, ootamatusteks ja miks mitte ka igapäevaelus paremini toime tulemiseks. Et kui ma ütlesin eile, et võtke kindlasti kõigest osa, et te saaksite midagi olulist enda jaoks siit kaasa võtta, siis ma loodan, et te selle saite. Et meie vabatahtlikud ja mina eelkõige täname teid, et tänu kellele see laager üldse siin Põlvamaal toimus. Omalt poolt tänan ma kõiki vabatahtlikud, kes sellesse üritusesse panustasid lugematu arv oma vaba aega. Siis ma tänan Päästeametit, kes aitas meid. Noori kokkaid ja kodutütreid samuti. Nii et ma loodan, et kui eile olime meie valmis, siis täna olete teie ka. Aga meie poolt teile turvalist koduteed. Kokku lausega, ära stressa, ole valmis. Head koduteed!